Saame täna kokku Kristo Linderiga. Linder on kogu selle tormilise meeskonna üks väga suur tasakaalustav jõud. Linder, siuke tööloom. Üks siukseid usaldusväärsemaid tegelasi, ma arvan. Linder on väga tõsine vend tegelikult. Linderiga, ma arvan, siin vastased ega keegi taha tema vastu mängida. mingi saasugune pelmeen. Kristo Linderi profiil on väga erinev keskmisest Hiiumaa mängijast. Kristo on perepea, ehitusettevõtja ja lisaks sellele on tal ka alkoholijaanil laps. Küsime Kristo käest seda, mida tähendab perepeana käia FC Hiiumaa mängudel, olgugi et ta ei ole Hiiumaalt pärit, millised on ohverdused, millised on motivaatorid ja miks ta on valmis oma pere jätma koju, et tulla Hiiumaale. Siiski tuud erilist ei märka mu silm, nähtud kõik kui vana mustvalge film. Kõik taas kordub, see kõik on olnud kord. Siiski tuud erilist ei märka mu silm, nähtud kõik kui vana mustvalge film. Kõik taas kordub, see kõik on olnud kord. Tulid Hiiumaa meeskonda vist äkki 3 aastat tagasi. Kas sa oskad öelda midagi sellist, mida see paar aastat Hiiumaa eest mängides on sinus nagu inimesena muutnud või on siin mingi selline kogemus, mis sa tunned, et on inimesena siin nagu muutnud võrreldes kogu sinu varasema nagu spordikogemusega? Võib-olla kõige rohkem muutnud ongi see, et ma olen võib-olla natuke siukses ka ühes nii-öelda pealike rollis, et oledki üks siuke vanem ja kogenum ja väga palju selliseid meie võistkonnas ei ole. Ja ma näen, et see on toonud nagu rohkem siukest rahu, just nagu platsi kõrval olles ja vaadates, kuidas mängitakse, et olla nii-öelda heaks eeskujuks kui noorematele mängijatele. Kas oskad nimetada 1 või 2 asja, mis teevad just selle Hiiumaa ja Hiiumaa klubi sinu jaoks nagu eriliseks? Et mis on teistmoodi kui olla mõnes mandri spordimeeskonnas, kus võib-olla sul oleks oluliselt lihtsam käia? Millegipärast nagu kogu aeg kõige rohkem tuleb mul selle Hiiumaaga seoses nagu Maarja just esile. Et see siuke karu seal ees, teeme kõike lihtsalt niimoodi läbi jõu ja nõu põhimõtteliselt, et see on nagu see, milles ma näen siis nii-öelda kõige rohkem seda, mis mind sinna võistkonna juurde tõi. Oleme hetkel kortermaja ees, et ei sina ega mina kumbki ju ei ela siin, et miks me siin maja ees oleme? Ja põhimõtteliselt ma olen siseviimistleja, kunagi Haapsalu kutsehariduskeskuse läbinud, kvalifikatsioonid, asjad on olemas ja tegelegi siseviimistlusega. Maalerdus, mingid väiksemad ehitustööd ja nii edasi. Ehk siis me jõudsime põhimõtteliselt objektile? Põhimõtteliselt me oma objektile. Mis sa tunned, et on jalgpallis selline hea oskus, mis sa selle töö juures oled saanud, mis siin nagu võrreldes võib-olla meie nooremate mängijatega edasi aitab? Vastutus kindlalt. Esiteks nagu see, et keegi usaldab ju sinu kätte enda kodu, siis lõpuks on see, et tulemus ja kogu see tööde protsess on see, mille üle sa nagu vastutad ja kui me räägime jalgpallist, siis on täpselt samamoodi, et kui sa lähed sinna platsile, siis sa vastutad seal. Ja ma näen, et see nii-öelda mingil määral on ikkagi seostud sellega, et milline inimene sa oled väljakult väljas ja väljakul. Oleme taas Tallinnas A. Le Coq Arenal, sest täna õhtul ootab meid ees mäng tabeliliidriga, Pumaga. Olukord on võrdlemisi keeruline, kuna tuleme 2 väga valusa kaotuse pealt. Üks oli Harju mäng, kus me 2-0 eduseisust kaotasime ja nüüd siis üle-eelmine nädal mängisime kodus Viljandi Tulevikuga. Samuti eduseisust. Vastane sai punase kaardi, aga endiselt õnnestus see mäng meil kaotada. Marju, mis sa arvad? Kas see on see koht, kus me suudame ümber pöörata? Täna suudame ümber pöörata. Täna suudame kindlasti ja täna veel teeme teistpidi, et kui ka peaks algul jääma ise kaotusseisu, siis lõpuks hoopis näpistame ära. Me oleme nooremad, meil on rohkem tuhhi ja tuhhi vastu kogemus ei maksa midagi. Väga hea, ma olen nõus. Puma, Häine. Kõik teavad, mis seal Pumas on. Isegi Germo teab, Jaanus teab, kõik teavad, et mõni luges siin pulli pärast, tahtis Premium-liiga kokku lugeda, palju nad mängib, palju nad Eesti koondises mängib. Mul täiesti vahet ei ole. Absoluutselt mitte mingit aukartus pole. Kes kardab, kes põeb midagi, võib kohe ära minna. Selles mõttes tribüünidele koos Sandriga mul üldse vahet ei ole. Et kui ikkagi tilgab püksi tulevad, siis on nagu halb. Kutid, kui me selles mängus jääme 10-kesti, siis see mees, kes selle punase kaardi saab, see mees võtab selle mängu vastutuse enda peale, ükskõik mismoodi see läheb. Kõik vennad, ülejäänud 19 venda, vaatavad sellele vennale otsa, mida see mees teed. Ja kui see nagu on huumor, siis mina võin keerata selle peale mängu, kutid, kui te olete kümpase sauna siin ära saanud, ma keeran selle teie vastu samamoodi huumoriks.
meil tuleb täna sitaks publikut, meil on kaamerad, see on kõik mingis sarja selle sees ja te saate ise sumpsi nii seda näguna. Ja mis klounid te olete? Üle Eesti kõik näevad. Mõelge, miks te kuradi koolipoisid te olete nahvui seal. Kõik naeravad. Tobias kuradi ei leia 30 aasta jooksul pruuti ka selle pärast. Nii ei saa, sõbrad, nii ei saa, aine. Näidake, et te olete mängumehed ja teil on töötahet ja kui sa kaotad selle pealt, et sul töötahet on ka okei. Oli Linder praegu Arras seleta, kui mul avaldus praegu teha. Sooviksime tänada Unibeti, et meil on 2 operaatorit ühel mängul, vaat siit tuleb kvaliteet, aitäh. Kutid, me ei lähe selle peale närvi, et vastane valdab palli, las ta valdab. Las ta valdab, las ta veeretab, las ta tiksutab, aine. Ei lähe närvi, et nemad veeretavad palli, las nad veeretavad, kui tahavad, aine. Sillu lange oma kohtale. Sillu. Sillu. Auti, ükskõik, pohhui kõik, aine. Ära mängi lollina. Võta kokku, Hiiumaa! Jaa! Sillu aitab küll, ära ole armunud enam mänginud. Kermo ülevalt kinni! Kui aeglane see on, raisk. Ei saa kiiremini, raisk. Timo sisse poole mängijast! Timo rohkem keskele, ära ole, Timo, kokku! Kus sa oled? Kaasa Linder! Ja siis vahele, pohvi. Ei julge lüüa ka. Kermo Raune maa! Hea pall! Teeb ära 1-1, jep. Rahul olen, võitleme. Näha on, et on seda isu ja tahtmist seda mängu võita. Ja kui me niimoodi nüüd järgmised 15 minutit mängime, siis me võtame võidu koju. Ilus jalgpall on. Mõned meeskonnad väärivad üksteist. Aga ma olen ise rohkem närvis kui mängu ajal, nii et ei soovi mitte kunagi enam selle pingi pealt vaadata selle tribüünis. Kermo, kui ei saa hakkama, ma olen ühe peal täna. Millest on? Jaa, aga vaata, näed siin olukord, me ei karjume, et üks kontakt, ta kukub, sa saad teise kollase ja täpselt samamoodi on teistel vendadel ka. Mitte midagi teha ei saa. Kristo taha poole. Kermo ei saanud täna punast kaarti. Küll aga sai kollase ja sai krambid. Väga palju tööd sai tehtud täna. Ja kuidagi mingi hea pauksi ja mõlemad saanud oma krampi ja kõik. Need on vaja 15 minti kannatada veel ja 3 punkti resk. Tule äärest! Top, saad. Järgi. Tobias, mine! Kiired sammud, Tobias! Siin ei ole aega magada. Hästi kaitses lähtuvalt. Argo supermees!
Toimis mäng selles mõttes, et kõik, mis plaanisime, kõik toimis. Ikka lõpp läheb raskeks, aga ma arvan, et see kõik on väga okei. Et mehed andsid maksimumi, mehed punnitasid nii palju, kui torus oli. Midagi kellegile sisse alles jäänud, kõik mehed peale Vilet oli pikali maas, et maksimum sooritus, ma arvan, paremaks me tänasel päeval enam suhteliselt polegi. Kristo, miks FC Hiiumaa ja miks Hiiumaa jalgpall? Miks sa seda teed? Hea küsimus. Selles mõttes, et miks ma seda teen, on pigem nagu rohkem see, et veits iseenda liigutamise jaoks kindlasti. Kuna olen ju palju olnud spordi juures, siis väga niisama nagu polegi kunagi passida saanud. Ja jalgpall justkui on ju selline ala, kus sa ikkagi paned nii-öelda kõik välja ja rapsidki edasi-tagasi ja mida rohkem sul veremaitset suus on, seda parem see tunne on peale mängu. Ja kuidas sa Hiiumaale mängima sattusid või jõudsid? Sattusin põhimõtteliselt tegelikult läbi Läänemaa. Eelnevad hooajad oli ju Läänemaal ja Hiiumaal mingi koostöövärk ja nad tegid siukse süsteemi, et Läänemaa oli siis esiliiga B-s ja teine duubelmeeskond nii-öelda oli siis ju FC Hiiumaa. Mäletan siukest teemat, et kes siis ei saa esiliiga B-s platsile, mängib siis teist liigat ja siis sealt kaudu tuligi, et Maarja kutsus mind teise liiga mängudele ja niimoodi käisingi. Et Hiiumaal kodumängudel käimine, kas see on sinu jaoks planeerimine või see tuleb pere kõrvalt suhteliselt lihtsalt? Pigem on planeerimine, sest et aga jah, just nagu muude asjade pealt, et kui naisel on omad tegemised, siis keegi peab poisiga olema. Kui on mingi kindel asi, kus me näiteks läheme perega nädalavahetuseks või mis iganes, siis ma ikkagi nagu valin selle pereaja ja olen ka seda Maarjale öelnud, et ma päris niisama tulemata ei jäta, et kui ikkagi nagu on võimalus tulla ja meil ei ole mingeid konkreetseid plaane ka perega, siis ma ikkagi hommikul kella 8 istun autosse ja sõidan Hiiumaale ja jõuan õhtul kella 7 tagasi. Mis on midagi sellist, mis sulle näiteks selle võistkonna puhul meeldib, et miks sa endiselt nagu viitsid seda asja koos Hiiumaaga ajada? Mul oli tegelikult siuke viimased 2-3 aastat kogu aeg nagu väike siuke mõte kuklas, et ma ei viitsi enam jalgpalli mängida ja kui ma nii-öelda siis Läänemaalt duubelmeeskonna ehk siis Hiiumaast mängimas käisin, siis kuidagi nagu võeti soojalt vastu. Inimestega nagu tekib üldjuhul nagu mingi klapp siuke, et kas sa tead, et sa nagu sobid sinna satsi või ei sobi, ja Hiiumaaga kuidagi nagu tekkis see kohe, kuidagi võeti soojalt vastu, just kui mingi vanem tüüp kuskilt Läänemaalt ja nii edasi, aga miski nagu see nagu jättiski sinna, et okei, et mängin veel ja Maarjo oli ka nagu suuresti rollis selles, et ikkagi tuleks ja mängiks Hiiumaast. Mida peaks FC Hiiumaa sulle pakkuma või tegema, et sa järgmine aasta ka veel mängiksid? No tõenäoliselt ma arvan, et kui Maarjo jätkab Eestis 30-selt madalamaid liigasi kindlasti mängivad nagu väga paljud, aga mingi hetk lihtsalt kaob see isu ära nagu. Ja ma arvan, et sisu kaobki siis ära, kui sul ei ole satsi korralik ümber, ei ole normaalset treenerit. Kuidas su perekond, naine, poiss sellesse jalgpalli mängimisse iga nädalavahetus suhtuvad, kas nad saavad aru või vahepeal peab nagu selgitama ka, et ma teen sellist asja? Kui ma ütlen sulle, et Robin, sa enam ei käi jalgpalli mängimas, siis ma näen, et see ei ole nagu mingi variantki, et see väga mõistlik on mul elukaaslane ja pigem nagu toetab, mis puutub poissi, siis Hiiumaal on see hooaeg väga palju tekkinud siukest just see meedia pool ja seda rohkem poiss arvab, et issi on nagu profi jalgpallur. Tema räägib alati, et tema tahab professionaalseks jalgpalluriks saada ja teadlaseks. Ja ma arvan, et see nagu hooaeg, et on neid filmimisi ja asju nii palju tehtud, seda rohkem ta näeb nii-öelda seda päris maailma, et ta tahaks ka kunagi võib-olla telekas. Me oleme vähemalt midagi õigesti teinud. Kuule, Kristiine, kus meie kallike on? Kadunud. Ei saa täna terveks, ei saa mängida. Nii, tere tulemast Kärdla linnastaadionile, kus siis täna meie vastane on Tartu Helios, kellega me mängisime ka paar päeva tagasi karikamängu, kus siis normaalaeg jäi 2-2 ja penaltitega neid suutsime võita. Aga selles samas mängus ka Robinil siis läks veidi kehvasti ja sattus haiglasse, kus ta murdis endal küünarluu ära ja hetkel ta siis on haiglas taastumas. Äkki, mis teed? Ikutan, suvist ilma naudin.
15 kraadi ja soe pikutada. Tegelikult tuleb valudest. Võtid vahepeal nagu tundub nagu profisats. Aga kui kuradi ta on profisats, siis päris hakkate palka maksma mulle. Kui ma hakkan koristama siin kuradi putka põrandat ja putsasi riivi panema ja trussikud pesema ja lippe koristama, siis väisk hakkan palga kõlak nagu. Kaugu luguna. Ükskõik, mis see seis on, mäng on läbi siis, kui on vile, ennem ei ole mäng läbi. Vaatan praegu 24 ja mul vastast näibki. Kuuril on aknad kinni pandud, ma ei tea, julgenud tulla ja loodetavasti ikka tulid, siis läheb mänguks ka. Mis sa arvad, kas poisid on valmis? Ma kurat väga loodan, et nad on valmis, aga meil pole kunagi kerget mängu, ükskõik kelle vastu mängida. Ikka suudad selle mängu endale nii põnevaks mängida, et on ikkagi jälle põnev. Ma loodan, et on valmis. Ma loodan, et nad suudavad mängida nii, nagu kokku leppisime. Aga see vahest tundub, et nendel vendadel pall on nii ümargune, et sellel on ikka jalaga maru raske pihta lükata. Ühesõnaga, sest mängust võib kõike tulla. Mis jalaga tegid? Jalg läks niimoodi kätki, et käisin Hiiumaa väikeste jalgpaduritega Tuksis käisin laagris. Astusin terrassi pealt alla, astusin mingile juurikale otsa ja käis plõks ja katki hüppeliiges oligi, nii lihtne oligi. Aga laager oli lastega vahva ja kõik jäid terveks peale minu. nii kihvt ongi. Läheb läbi Hiiumaa. Hästi kaitsed. Sees. Meil on ka vaja palliga natuke mängida, aine. Ideaalne. No, mine, noh. Mine, noh. Kermo on lihtsalt peale. Miks siuke vend lööb? Ärge palun mõlisega, noh. Mine, kõik löö. Karmo Enman, see on see mees. Argo ei mune! Üles! Davai, lähme kaasa nüüd kiiresti, kutid! Tuleb nagu suvikas laagris vennad all sinna. Piil mees oled, kurat! Oliver, mõtled sa oma peaga, kurat! Ma võidad, ei tee peaga. Piil naps ära sealt see pell. Tobi, sa pidid tööl olema. Miks sa ei söö midagi siis? Meie tagasi tööle siis. Kui sul on pall, sa nagu mõnusalt nagu mängid kuradi sauna õhtul, teed väikse õe või vennaga või ma ei tea, kellegi täditütrega kuidagi keerutad seal, aine. Aga siin on vend, siin on Roks-Royce, kannasab palli siia ja siis sa oled persali palli kaotus ja kaitsed jooksevad. Mida p***tama? Tagant hakkame ehitama, tõmb palli kaotus. Saame palli ette, ei saa pallile pihta. Minge mehed, noh, nii ei saa ju, nii ei lepid nii kokku ju asju. Tuleme sellest kuradi ma penaltiseeria unematust ära ja hakkame mängima. 2 erinevat asja oli, 30 minti ja 15 minti. 30 minti ei ole üldse see mäng, 15 minti, väga okei. Mida sa tõstad oma kuradi kaikast ülesse kogu aeg? Saame kätte! Alga otsas nii kauga kutsun järjest ära. Kuidas sa pakki mängid välja? Mine Kermo juba, mine! Päätus! Rahu, Argo, tegele mänguga, praegu pole aega möliseda. Pärast õhtul võime möliseda. Kõik. Rohkem ei olegi jalgpallis vaja. Kristo, mine taha poole, võta parti vahetust, kui saad poolata. Pinguta natukene veel. Ruudi, tule! Võtid oma positsioonid, mine, mängime oma otsa. Mine, Argo, kõik hästi. Hästi, Argo, super mäng sinult.
mäng läks hästi. Värava sain kätte, värava söödu. Aga ise mängisin suht sitasti, ma arvan. Aga siis, kui teised mängivad hästi, siis sul on võimalus endal lihtsamaid otsuseid teha. Ehk siis nagu see viimane värav. Kevin, pane ise jooksu selle palliga, aine, ära otsi kohe käikuna. Kevin, ei ole suutnud otsustada, kes lööb ja söödab. Hästi! Terve mäng ei võinud niimoodi mängida. Coach, oled rahul? Mänguga väga rahul ei ole, aga tulemus on super ja päeva lõpuks olgu see mäng milline tahes, aga kui võidud tulevad, siis on kõik hästi. No nüüd teist mängu järjest saime Tartuga madistada. Ma ütleks, et eelmäng tundus isegi lihtsam, aga tuli rohkem kangutades. Aga võib-olla olime juba nagu mingi pinge maha saanud, et saame mängitud küll nendega. Ja ma arvan, täna oli, kui 2 väravat saime juba kirja, siis olime päris enesekindlad, et saimegi vahetusi ka rahulikult teha, ilma et peaks pabistama, et seal midagi ära annaks. Ja siit saime hea emotsiooni ja tuleb lihtsalt edasi pingutada. Kaleviga teete samamoodi või? Ja Kalev, vaadake ette, me tuleme. Täna on selline päev, et Tallinna Kalev ehk siis Eesti Premium-liiga klubi on meil vastas Evald Tipneri karikavõistlustel. Siin pole mitte midagi muud, kui tuleb ainult panna. Ja kui me täna panema ei hakka, siis pannakse meid endid ja väga rõvedalt. Et nad võivad mängida 4 liiga astet meist kõrgemal, aga mind üldse ei huvita see. Ma tahaks, et me lööksime ikkagi väravaid. Aine.